Täna on väga tähtis päev. Täna on päkapikkude kooli lõpueksam. Aga esmalt vaatame, kas kõik on kohal. Nii alustame. Krõbina. Ja on siin ja mul on piparkohk ka. Olgu. Tipsu. Mina olin kohal juba eile. Siis mul hakkas igav, ma läksin ära. Unisil. Ma olen kohal unes, et siis ma vist olen kohal. Ole kohe ära, ma kutsun ema järgi. Sats? Ja mina olen kohal. Õpetaja. Ja mul on vist koolikott kundama. Jälle. Mina ei tea. No hästi. Panen kirja. Väga hea. Täna algaks siis meie suur päev. Nii, esmalt teete selgeks kõik ained ja preemiaks on 2 päkapikule võimalus minna kajama kooli jõuluvanale appi. Kingitusi laiali jagama. Kas siis täna võime juba kingitusi jagada? Jaa, aga enne peate lõpueksami kindlasti ära tegema. Oi, kas eksami võib unes ka teha? Või näiteks kommi ees? Kindlasti mitte. Kas siis saab ametlik mütsi ja heliseva kellukese ka? Jaa, saab, kui müts jääb pähe ja kelluke terveks loomulikult. Aga mis te arvate, alustame siis? Tere hommikut, päkapikud! Alustame esimese tunniga. Ole hea, istu. Matemaatikatunni eesmärk on täna selgeks õppida, kuidas õigesti komme jagada. Kui minul on 12 kommi ja 3 last, siis mitu kommi saab iga laps? 4. 4. Vale. Sest mina sain enne ühe ära. Mina tean. Siis jääb 1, 2, 3 last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kommi ja üks väga paks päkapikk. Õige. Aitab. Jätkame tunniga. Aga õpetaja, kui ma viin 10 kingitust ja 1 kukub maha, mitu ma ära viin? Muidugi 9. Vale vastus, ma võtsin kodunud paki üles. Oi, ma vist lubasin midagi maha. Tund on juba läbi. Mis küsimus oli? Kes oli kõige parema tulemuse? Ma lähen. Oota, kehaline hakkab jah? Oota, küll kehaline. Kas keegi on minu kehalise asja teinud? Mul on jälle koju jääb. Sa ei võtnud minust. Kindel jah? Ei. Tehke nüüd ruttu. Mina ei kavatse teie pärast eksamit võtta. Miks sa arvad kogu aeg, et meie takistame sul võitmist, kui sa nagunii ei võida? Mida ma olen? Tule nüüd! Nii, ma näen, et ninataak on puudu veel, jah? Isegi unimüts oli kiirem sinust. Tuleme. Paneme kiiremini selga. Nii, tänaseks ülesandeks on tõsta raskusi ja teha trenni, sest kingikotid on väga-väga rasked. Alustuseks jookseme kõik 3 tiiru ümber minu. Kui põhjapõlvad said sellega hakkama, saate ka teie. Hakkame jooksma. Läheb. Jookseme. Kõbin, kas on mingi jõuluvan uus dieet või söötsid jooksma ajal? Ma treenin närimislihaseid. Tipsu, kui nii kiiresti jooksed, siis tõused ju lendu. Aga nii ma jõuan tingid kiiremini kohale viia. Unimüts, mis sa teed? Jookse.
jooksunummrimüts, jooksuga. Okei, stopp. Päkapikud peavad oskama ka hiilida. Võtke sisse oma parim hiilimisasend. Hakkame hiilima. Mina hiilin kiirustades. Kui see niimoodi hiilib, kuuleb jõuluvarasid põhjapoolusele ka. Ma ei saa hiilida, kui kõht puriseb, see minu kõvemat näed, mu saali. Tundub, et viimane ala ikkagi otsustab teie suhtes. Teeme kingi heitmise. Kõik tulevad joone taha. Joone taha. aitäh. Palun. mul ei ole. Palun. aitäh. Magame jää. tule minu taha. Asi kauguse peale, sinna poole viskame ja siis kaugemalt paneme tulemuse. Valmis? Ja viskame. Head, sihtimisega kõik korras, aga riidida puudub, tulemus ei loe. Ikkagi ma olen kõige osavam ja kõige täpsem. Ja no ja see, et mul riided koju jäi, ega see, kus kehva viskajat ei tee, ma olen ikkagi täpsem. Lisaks kiirusele vaja ka kohusetunne. Mis sa talgutad sinna? Ja tänaseks aitab vahetame riided ära. Ma usun, et selle testi läbisin ma 5-le. mul vist kõige 13 punktidega ei ole. Eesti keel hakkab ja eesti keel. Tere, väikesed päkapikud! Tere! Tere hommikust! Tere hommikust! Meil algab eesti keele tund. Jah, mina tark. Päkafonid on potis. Meil on koolireeglites niimoodi kirjas. Rõhina, mine oma laua juurde. Palun istuge. Tänane ülesanne on kirjutada lastele jõulukaart. Kipsu, pane palun päkapliiat korraks käes, nii kiire ei ole. See on etteütluse vormis. Mina ütlen ette ja teie, mis teie teete? Ütlen ette. Ei, ütleb taha. Mõtlema. Teie kuulate Ahaa. ja siis kirjutate. Siis on niimoodi, et kui ma ütlen teile lause ette, siis teie kuulate ja alles siis kirjutate. Punkt. Jaa, täitsa õige, kuhu punkt käib, mina tark? Lause ette. Ei ole! Mina tean. Jah. Punkt käib lause lõppu. Väga tubli täps, aga lauses võivad olla ka kirjavahemärgid. Sina tead küll? Mina tean. Jah. Koma. Kui tubli tõesti, lauses võib olla koma. Jaa, aga missuguseid kirjavahemärke te veel teate? See kõver S. Lause lõpumärki. Ja see S. Aga mis see S on? S. Kõver. Tagurpidi. No mis see S, no vaadake siia, mis see on? See on kõver S. S. See on küsimärk. Aga mis märk see on? I tagurpidi. I on tagurpidi. Ei ole I tagurpidi, proovina. Püüdmise. Peaaegu, see on hüüumärk. Nii, aga hakkame pihta, ega siis meil tervet igavikku ei ole. Et see läheb ju ikkagi teil hindele, eks ole? Aitäh. Vaatasin õppi teadsin. Ära sa teed. Pange palun päkapliiatsid korraks käest ja kuulake. Proovime. Häid jõule. Häid jõule, armas laps. Kirjuta. Mõtle, kus oli koma. Lause lõpumärk. Unikitsikene. Palun kirjuta ka. Midagi, kõik on hästi. Valmis. Hästi, ja
ole kallis, kommid on kõik otsas, ma sõin kõik ära. mina ütleks nüüd niimoodi, et tegelikult on see päris aus sõnum, aga natukene nagu kurb on. ja Säpp, sul on õigus. sul on kõik õigesti kirjutatud, see on hästi, aga lapsi me teha kurvaks ei tohi. õpetaja, lööb liiats koju. sellepärast sa ei kirjutanud, jah? palun küsi Krõbinalt, tal on ju valmis. Krõbina, palun. järgmine. mina kirjutasin, söö palju piparkooke, aga mitte minu omi. kui sa oled andekas ja järgmine. mina kirjutasin head ööd, aga ma vist magasin tööjuhendi maha. noh, uni nüüd, ega see pole ka hullu, sest et lapsed peavad ka jõulude ajal ju magama. Tipsukene. õpetaja, vaata, mina kirjutasin häid jõule ja ilusat jõuluaega. kuule, see on küll suurepärane. mulle tundub, et siit tulevad head punktid teil. ma korjan tööd. aitäh. ma viin ruttu need direktorile. ta hindab ära. ja päeva. ja tunnen, kurt nii tüli ja sellepärast, mis ta tõesti nii raske läbi saab. miks sa oled selline? üks magab, teised jäävad kogu aeg asjad koju, kolmas pole ärganudki. ja kas sa tead, et ülim agarus on ogavus? ei teadnud. miks sa pead kogu aeg palgutama? tõuse püsti. jälle püüda. tere, väga pikukesed. Tere! istuda. me oleme jõudnud kunstitunnini. täna õpime, kuidas pakendada kingitusi niimoodi, et need ei avaneks enne südaööd. kas keegi oskab öelda, millega paberit lõigatakse? palun, Krõbina. Kääridega või hammastega? ja hammastega. Ei, proovime veel. kääridega krõbin, mitte hammastega. väga õige nimega, kääridega lõigatakse. teate, ma nägin unes, et ma pakkisin ära terve maailma. no see on küll tore uni, aga kuulge, keskendume nüüd. Lähme edasi. me peame veel teadma, millised maiustused lastele meeldivad. kes oskab öelda, mis see on? ja Krõbina. see on minu lõunasöök. vale vastus, see siin on komm. see on maiustus, see ei ole lõunasöök. nii, vaatame edasi, mis mul veel siin on. mis see on? palun. see on porgand jänesele. väga õige. igavus. Hiinaga, igavus tekib siis, kui aju ei tööta. paneme aju tööle. mina teadsin kõiki vastuseid, ma arvan, ma sain seda Olile 5-le. ja minule tundub ka, et me oleme ikkagi 2 teadmist kinnistanud. ma lähen annan tulemused direktorile teada. tere, õpetaja! mis me hakkame? oot, kuule, päkapikud, hakkame kohe pihta, sest et ilma muusikata ei ole jõulurõõmu. minge võtke pillid, tehke oma rastmed soojaks. oota, võta sina. võta see vastu. oota, ma ei taha seda. mulle meeldib see. oota, ma võtan selle ka. ma võtan selle. kuule, proovige see tiliseb, mine oma sinna pildi juurde, ma räägin, kuidas see käib, teil on jälle sassi. õige, sa ise nii vana. Nonii, et see tiliseb, aisakeel sõnad on meeles, jah? Jaa. Meil on ju test, eks ju, et te teate ju, et oluline on ilusti laulda. Et teeme niimoodi, et ma annan märku ja siis kõik koos hakkame seda laulda. tiliseb, aisakell tiliseb. ei, tiliseb. aisakell. 2 korda tiliseb. tiliseb. ja minu märgu on see peale, siis 1, 2, 3 ja. Aisakell.
teate, kuidas see kõlas? Ninjatark, kuule, aga see kõlas nagu oleks sellel jõuluvanal see saan rikkis need kuljused kõik katki läinud, see oli kohutavalt kole. kuidas õppetöö? oi, proua direktor, noh, meil siin läheb hästi, et noh, natuke harjutame veel. Väga tore ju, nii erilisi ja loomingulisi andekaid päkapikke meil just vaja ongi. Aga mis te arvate, alustame Päkapikkude kooli lõpueksamiga siis? Väga hästi, mul on küll päris head tulemused siin kirjas Ninjatark, aga kehalise riidet eks ikka ära hästi, kuulge, aga palun koguneme nüüd siia ritti ja teeme selle eksami ka nüüd. Natukene õudne. Ma ei saa eksamina. Nii, hakkame siis pihta. Tuleme. Hästi, paneme siis siit ilusti kirja. Krõbina, alustame sinust. Mitu kommi on ühes kingikotis, kui üks päkapikk on juba 2 tükki ära söönud? Mitte ühtegi. Aus vastus. Tipsu, näita oma parimat hüpet. Oi, kui pehme maandumine. Hästi. Ninjatark, loe oma jõulusoov. häid jõule. söö palju piparkooke, aga mitte minu omi. Olgu, see oli küll nüüd tundeküllane. Hästi. Säps ja unimüts. Kellega on tegu? Jõuluvana! Väga hästi. Mulle tundub, et osad päkapikud on tõesti lõpetanud päkapikkude kooli. Mina olen. Nii, vaatame siis need eksami tulemused üle. Mis on see? Nii, väga särav jõulurukk. Sel korral saavutasid parimad tulemused. Ninjatark ja Tipsu! Super, olete ametlikult lõpetanud päkapikkude kooli. Olge nüüd head, minge Kajamaa kooli Tõdva tee 8. Jõuluvana ootab teid. Lähme. Ootab. Ja lähme seal. oota, kuhu sa nad saatsid? No sinna Kajamaa kooli. proua direktor, aga Kajamaa kool ju kolis. Ta ei asu enam Tõdva teel. No kuidas minu vana pea mäletab, et see kolis sinna kooli T1. Kuidas see nüüd nii läks? Oodake, ma ka täpsustan. Päkapikud, Säps ja Krõbi. Hoopis teie olete ametlikult lõpetanud päkapikkude kooli. Kooli teeks. Kajamaa kooli. Jõuluvana ootab. Mida on vaja laiali jagada? Unimüts. Seekord läks siis nii. Aga järgmine aasta jälle. ma lähen teen õige ühe uinaku. Ega mul polegi ära. Läksime nüüd. Kus me lähme? No, hakkame minema. Ahah, mine. Kus sa läksid? Siin kooli teeks. Sinna! Ei, sinna! Ta on seal! Direktor. Oi!